Kiireloomuline. Praegu ei õõnesta Iraani režiimi seestpoolt mitte ainult sõja nähtav mõju, vaid ka majanduslik lämbumine, mis süveneb ja paljastab üha enam surve all oleva võimu. Sellel 2026. aasta 14. aprillil sai olukord veelgi selgemaks. Riik seisab silmitsi devalveerunud valuuta, lämmatava inflatsiooni, protestide, sanktsioonide, kaubanduspiirangute ja sõjakuludega, mis suruvad süsteemi veelgi sügavamasse kriisi. Peamine sõnum on selge. Midagi tõepoolest hävitab Iraani režiimi viisil, mida nad pole aastaid näinud. Mis juhtus? Iraani majandus on sattunud tugeva allakäiguteele. Kes on selle keskmes? Just nimelt režiim ise, Teherani poliitiline ja sõjaline tippjuhtkond, keda survestavad konfliktid, sanktsioonid ja ühiskondlik rahulolematus. Maailmapank teatas 2016. aasta aprilli aruandes, et majandustegevust on tõsiselt mõjutanud konfliktid, sanktsioonid ja ühiskondlikud rahutused. Asutus prognoosib 2025-2026 majandusaastal 2,7% majanduslangust. Märtsi alguses toimus 44% valuuta devalveerimine ja veebruaris oli inflatsioon 62,2%, kusjuures toiduainete hinnatõus ulatus 99%-ni. See aitab selgitada, miks kriis ei ole enam ainult sõjaline, vaid on muutunud struktuurseks vapustuseks. Millal muutus see kokkuvarisemine varjamiseks võimatuks? 2025 aasta lõpus ja 2026 aasta alguses, kui Iraani valuuta kukkus ja rahulolematus liikus tabelites tänavatele. Associated Press teatas, et protestid puhkesid pärast seda, kui reaal kukkus 1,42 miljonini dollari kohta ja seejärel 1,51 miljonini. Reuters teatas veel, et Keskpanga president esitas kriisi süvenedes tagasiastumisavalduse, samal ajal kui inflatsioon oli juba oktoobris jõudnud 48,6%-ni. Kus see kõige tugevamalt välja tuli? Teheranis, turgudel, kaubanduses ja tavaliste inimeste rahakotis. Kuidas? Kõrgemate hindadega, usalduse kaotusega ja tundega, et riik ei suuda enam raha väärtust kaitsta. Järgmine löök tuli väljaspoolt. Sõda ja pinged Hormuzi väinas suurendasid survet kaubandusele, transpordile ja energiale. Reuters teatas, et konflikti uus faas sundis Ameerika Ühendriike välja kuulutama mereblokaadi Iraani sadamate vastu, millel on otsene mõju naftavoogudele. Rahvusvaheline energiaagentuur ütles Reutersi vahendusel, et tegemist on ajaloo suurima pakkumisšokiga, mille tõttu kaotatakse maailmaturul 1,5 miljonit barrelit päevas. IMF-i ja Associated Press tõid samuti esile, et Iraani ümber toimuv konflikt avaldab juba survet ülemaailmsele majanduskasvule ja inflatsioonile. Miks see režiimi jaoks oluline on? Sest juba nõrk süsteem kaotab veelgi rohkem tulusid, prognoositavust ja võimet kriisi riigisiseselt kontrolli all hoida. Samal ajal püüab valitsus jätta muljet, et ta kontrollib olukorda endiselt. Ka Maailmapank on registreerinud valuutatoetuste kärpeid, subsideeritud bensiinikvoodi vähendamine ja elektrooniliste vautšerite loomine esmatarbekaupade ostmiseks. Aruande kohaselt näeb välja kuulutatud programm ette 10 miljonit reaali, umbes $7 inimese kohta, 80 miljonile kodanikule. Kuid dokument ise ütleb, et see kompenseerib peredele avalduvat šokki vaid osaliselt. Sel teisipäeval teatas ka Reuters, et Iraani naftaminister lubas kasutada osa hiljutisest naftatulust ülesehitustöödeks. Aga see vastus jätab mulje, et tegu on ajutise lahendusega, mitte päris lahendusega. See on hädaolukorra haldamine, mitte tegelik taastumine. Ja just siin tekib kõige olulisem küsimus. Miks võib see režiimi jaoks olla laastav? Sest sellised režiimid ei ela ainult sõnadest. Need elavad kontrollist, ringluses olevast rahast, võimest maksta masinale ja takistada mässu kasvamist. Need elavad kontrollist, ringluses olevast rahast, võimest maksta masinale ja takistada mässu kasvamist. Maailmapank ütleb, et 36% iraanlastest elab vähem kui $8,30 päevas ja hoiatab suurema vaesuse, esmatarbekaupade puuduse ja isegi massilise väljarände ohu eest, kui konflikt ja ebastabiilsus jätkuvad. Associated Press näitas, et hiljutised protestid algasid valuuta ja elukalliduse pärast,
kuid omandasid kiiresti poliitilise tooni. Nendest andmetest ilmnev järeldus on otsene. Kui raha kaotab väärtust, muutub toit eelarves suuremaks koormaks ja inimesed ei karda enam tänavale minna. Rahulolematus ei ole enam ainult majanduslik, vaid muutub võimuriski küsimuseks. Lõppkokkuvõttes ei hävita Iraani režiimi mitte üks ainus rünnak, blokeering ega sanktsioon. See on sõja plahvatuslik koosmõju. Inflatsioon, nõrk valuuta, isolatsioon, sisemine korralagedus ja usalduse kaotus. Esimesena maksab selle eest rahvas. Hiljem tunneb seda ka võimukeskus ise. Kuhu see kõik välja jõuab, sõltub veel konflikti kestusest ja režiimi võimest masinat ohjes hoida. Aga kui vaadata seda, mida on juba kinnitanud Maailmapank, Reuters, IMF ja Associated Press, siis järeldus on karm. Iraan ei pea sõda ainult välisvaenlastega. See seisab silmitsi sisemise lagunemisega, mis ähvardab režiimi seestpoolt hävitada haruldase ja sügavalt muret tekitava jõuga.